tere tulemast Ärkvel teadvel looja YouTube'i kanalile. Mina olen Kadri ja mina räägin teile täna hingekristallist. Võib-olla te olete seda väljendit enam ka kuulnud, see on üha enam, ma tahaks öelda, laialdasemalt levima hakanud tekstides ja videodes, kus inimesed jagavad spirituaalset informatsiooni, spirituaalse taustaga, energeetilise taustaga informatsiooni. Nüüd mina hakkasin enda hingekristalli nägema 2021 aasta jaanuarikuus. Ja see toimus sellisel viisil, et ma olin jõudnud ühes oma suhtes sellisesse kohta, kus ma olin hästi sügavas segaduses. Ma täpselt ei saanud enam aru, kes ma olen, mis ma olen, mida ma tahan, mis on minu tõde. Ja sellepärast ma otsustasin ennast eraldada kõigist ja kõigest ja ma läksin 6 päevaks sellisesse üksikusse majja ja jätsin oma telefoni ning ma ei suhelnud ühegi inimesega. Ja selles ruumis seal olles ma hakkasin, kuna mul oli aega päris palju, kohe alguses ei osanudki sellega midagi peale hakata, siis otsustasin, ma lihtsalt mediteerin. Lihtsalt mediteerin ja püüan siis aru saada, et kes ma olen ja mis on minu tõde. Ja selle meditatsiooni käigus hakkas mulle avalduma selline sinakas roheline, hästi ilus helk, selline ma tahaks öelda, et kristalli mõttes ta on natuke nagu nende kassisilmadel on selline nagu helkiv joon jookseb läbi, kui sa keerutad teda. Ja ma nägin sellist tilgakujulist, või mitte tilgakujulist, vaid nagu nii ülevalt koltsukest kitsast, piklikku, ümarat kristalli iseenda selles piirkonnas siin. Ja kui ma seda esimest korda nägin, ma lihtsalt hakkasin täiega nutma. See oli hästi ilus, hästi õrn, hästi habras, hästi selline nagu püha hetk. Aga see oli see hetk, kus ma sain kontakti iseendaga. Ja hingekristall on tegelikult selline läbi elude siis sinu infopank või see nagu sinu see on energeetilisel tasandil nagu sinu essents, millega sul on võimalik ühenduda. Ja ta kannab siis informatsiooni kõikide sinu hinge kogemuste ja kehastuste kohta. Ja mina alguses ei osanud selle hingekristalliga palju peale hakata, kuigi üks asi, mis mulle kohe selgus, oli see, et need kristallid on erinevat värvi. Ma hakkasin tunnetama alguses, et ma nägin enda kristalli ja siis ma hakkasin mõtlema inimesi, keda ma tunnen ja mul tuli järjest kohe, et nagu, mis värvi kristallid nendel inimestel on ja mis tüüpi need inimesed on. Selline info hakkas mulle avalduma läbi selle, kui ma enda kristalliga suhestusin. Ja hiljem ma olen avastanud ka seda, et see hingekristall vahetab värvi, mis tähendab seda, et ta tegelikult on selline ilmselgelt elus nagu minagi ja hing on ju ka elu osa on allika väljendus eraldunud allikast. Ja see kristalli värvide vaheldumine minu kogemuses, kui ma olen nüüd sellele tagantjärgi mõelnud, mul üks naisterahvas just hiljuti küsis mu käest ka, et mis seda värvide vaheldumist esile kutsub. Ja minu jaoks on, minu kogemuses, ma saan öelda, on see olnud nii, et see, millist teadust ma läbi toon või millist teadvust ma kehastan või millises olekus ma olen, sellest tulenevalt siis sõltub see, mis värvid on. Ja mul ei ole siin täna teile seda skaalat ette anda, et millistes teaduse tasandites olles
millist värvi ta täpselt on, aga ma saan enda kogemusest öelda, et kui ma mingi vahe hästi sügavalt suhestusin Elohimma aspektiga iseendas, siis see kristall läks lillaks. Et sihuke huvitav kogemus. Aga igal juhul, milleks me seda kristalli tegelikult kasutame, kuidas ma temaga suhestun, on see, et ma viin ennast meditatsiooni ja lähen sellesse kristalliruumi, ma nimetan seda kristalliruumiks, ja nagu kontakteerun selle kristalliga mõne küsimuse kaudu ja siis jään seda küsimust nagu vastu võtma. Ja see küsimuse vastus tuleb mulle tavaliselt kas mingi pildina või selge teadmisena või ka helilise infona. Ehk et ta on selline, põhimõtteliselt osad inimesed kasutavad sellise info kätte saamiseks Akassi kroonikat, mina kasutan enda hingekristalli. Ja ma tean, et inimesed on võimelised iseenda hingekristalli samamoodi kasutama ja külastama. Aga siiski sellest tulenevalt, kuna mu viimane, ma võingi seda ka jagada, ma tegelikult teksti põhjal juba olen seda ka jaganud enda Facebookis, aga minu viimane hingekristalli külastus, kus ma läksin mõistma sügavamalt seda, et kuna mul on kõrvades juba pikemat aega linnud ja igast susinad ja vilinad ja nii edasi, siis ma tahtsin aru saada, et mis värk sellega täpsemalt on, siis mulle tuli selline nimetus või omadus või ühesõnaga mul tuli selline sõna nagu ultraheli energia kuulmine. Ja see kuidagi oli minu jaoks nii tabav selles hetkes. Ma lihtsalt tulin kohe sellest meditatsioonist välja ja panin kohe kirja kõik selle, mis tunded, tajud ja kõik selle ümber mul nagu avaldus. Ja ma saingi väga selgelt aru, et või tegelikult kinnitus selle kohta, et ma kuulen kosmilisi helisi ja ma olen avatud kanal kosmoseühendusteks ja on ka see põhjus, miks ma olen võimeline tegema inimestele koduplaneedi ühendusi või mõne teiste kosmiliste objektidega ühendama inimesi energiaülekanneteks või informatsiooni ülekanneteks. Ehk et see on minu selline nii-öelda superpower, mis ühe külje pealt võib olla mingites hetkedes väga tüütu, sest et ma pean ütlema, et ma ei ole õppinud enda seda võimet sisse ja välja lülitama, vaid mul on 24/7 üks möll erinevate helide näol. Aga samas see ultraheli energeetika kuulmine see väljendub ka selles, et ma tegelikult lihtsalt loen informatsiooni. Ma saan informatsiooni hästi lihtsalt kätte, mul on nagu see väli avatud ja seda informatsiooni, mis siis mulle mõeldud parasjagu või mida mul on okei vaadata või vastu võtta ja ka edastada. Ja see on nagu selline, ma tahaks öelda selgelt tajumise või selgelt kuulmise, võtta see nüüd kinni, väljendus, jah. Et inimestel on need selgelt nägemised, kuulmised, tajumised, teadmised, need võimed on erinevad, aga ühel või teisel moel need ühel päeval avalduvad kõigil, kes lähevad üle uue maa energiatesse või kes on otsustanud oma kehastusega siin pikemalt jätkata, siis see on täiesti loomulik osa, et meil lihtsalt telepaatilised või sellised selgelt nägemise tajud avarduvad, aktiveeruvad. Ja minul on siis ultraheli kuulmine, ultraheli energia kuulmine, ma nimetaks seda täpsemalt nii. See oli siis see viimane info, mis ma oma kristallist kätte sain, aga see inspireeris mind nii tohutult, et ma otsustasin, et ma tahan anda teile ka võimaluse enda kristalli külastamiseks ja informatsiooni vastuvõtmiseks sealt ja selle jaoks ma loon sellise energiaseansi juba sellel neljapäeval kell 7 õhtul, 27. novembril,
kell 7 õhtul. Ja see on Zoomi ülekanne, nii et sa saad seda võtta vastu selles ruumis, kus sa parasjagu oled, kus iganes sa oled, kus iganes maailma otsas sa oled. Ja tegelikult see läheb ka salvestamisele, see siis annab võimaluse sul seda järgi kuulata sulle sobival ajal, kui sa ei saa samal hetkel kohal olla, või siis ka tegelikult kuulata seda ühendatud meditatsiooni, energiatööd korduvalt. Ja seda sellepärast, et tegelikult just nimelt meil tasub korduvalt käia enda hingekristalli külastamas ja see eeldab teatavat lõdvestust, teatavat ettevalmistust, et sa sellesse ruumi saaksid siseneda, aga see on tegelikult suures pildis väga lihtne ja ma olen täiesti veendunud, et kui sina oled õiges joonduses, õigel ajal enda jaoks küpsenud õigesse kohta, siis see info, mis sulle sealt avaldub, on parim võimalik sinu jaoks. Ja kui sa parasjagu ei saa sealt mingit infot, siis järelikult ei olnud see aeg küps. Nii et ega meil ei anta kunagi rohkem, kui milleks me valmis oleme, see on nagu täiesti kindel nagu kõikidel tasanditel. Nii et see puudutab ka info kättesaamist, aga ikkagi ma näen, et see on üks võimalus enda kohta infot avada ja sellepärast ma selle sessiooni lõin ka. Nii et kui see sind kõnetab, siis ma panen siia alla info ja ootan sind neljapäeval 27. siis juba avastama enda hingekristalli. Just nii, olgu. Tänan tähelepanu eest ja näeme jälle. Tšau!